Täna alustasin ma siis sellise 2 inimese pingi tegemist, kus siis keskel saab olema Makita akuga külmakapp. Jõudnud nii kaugele, et Duragritiga läheb siis tagumiste seljatoelaudade alumine pool viimistlusse ja kasutan Pistoba 70 millist pintslit. Sellega on mega hea peale kanda, ei jää triipe ega jutte. Viimistluseks kasutan pruunil osal Bison Browni Duragritti ja rohelisel või sinisel või mis iganes ta tundub, on siis Ruby Monocoat Green. Ja seal juba vaikselt esimesed kokkuproovimised ja katsetamised käivad. Ja kui puit on hästi selline oksaline ja poorne ja on sellised kohad sees, mida on vaja nii-öelda üle tupsutada, siis mul on selle jaoks abiks svamm. Svammiga tupsutan need kohakesed ära ja siis tõmban veel korra pintsliga üle, et tulemus ära ühtlustada. Siin on mingi jura. Vihma sajab, aga mul vaikselt edeneb. Proovisin juba istuda, päris mugav kaldenurk tuli. Ja vihm ongi põhjus, miks töö praegu pooleli jääb. Ma ikkagi loodan, et ma jõuan Vastseliina laadaksele valmis. Hiljuti lisandus minu töökotta selline pisikene puhur. Ma just tahtsin sellist, millel oleks hästi vaikne puhumisrežiim, et ma saaks õnnalt saepuru omal paksusmasina ja formaadi pealt ära pühkida. Ja ma nüüd proovin, kas ta veega kaasa pakkama. Mul on vaja see lauakomplekt ära kuivatada. Minu arust toimib imeliselt ju. See projekt ikka nõuab korralikult loovust. Selline alus läheb siis alla õhukesest vineerist, mis siis läheb nagu nii-öelda topsihoidjale põhjaks. Ja siis ma tegin ta täpselt selle järgi nagu koopia. Nii. Ja siis siia pärast läheb käsipuu siis peale. Sellise põhi, mis sai tehtud. No ja selline ta siis tuligi. Saab siis külmad joogid sisse panna. Makita 29 liitrine akude pealt sügav külm on siin sees. Selle saab siis vajadusel välja tõmmata siit tagant. Siia saab tulevikus mõelda mingisuguse väikse abilaua. Ja ega nüüd muud ei olegi, kui see käru peale ja Vastseliina poole minema hakata.